Suur tänu sulle selle tänase lahingu eest ja kõikide nende fantastiliste emotsioonide eest, mis sa oled Eesti tennise publikule pakkunud kõik need aastad. Anett on alati jätnud sellise nagu kahe jalaga maa peal hästi enesekindla mulje. Ta läheb, ta mängib, ta ajab oma asja, teda ei huvita, mida nagu kuskil öeldakse või räägitakse, sest et tema tahab, tema teeb ja nii on nagu selles mõttes läheb läbi seina põhimõtteliselt, heas mõttes. Väga huvitav on olnud nagu jälgida. Olen vaadanud Anetti matše päris palju niimoodi, et muidu ma olen selline, kes paneb nagu selle matši käima ja siis ma teen muid asju, siis ma nagu niimoodi piilun. Siis ma mäletan nii hästi mingid momendid olid nagu jäid vaatama, siis istusid niimoodi, otsisid, kus see diivan on, istusid, siis jäid niimoodi vaatama. Mis nüüd saab? Mul on endal jube raske alati kaasa elada eestlastele, sest et ma lähen nii närvi. Ma lähen nii kohutavalt närvi. Mul on palju lihtsam ise vehelda seal rajal olla, sest kui ma elan kaasa, siis mul hakkab käsi värisema, ma tunnen, ma lähen paanikasse. Ma ei saa mitte midagi teha. Palun tee ära, palun, ma ei ela seda muidu üle. Siis ma lihtsalt istun seal diivani peal ja värisen ja ootan, et nüüd palun lihtsalt tee ära, sest et muidu ma ei tea, mis saab. Ma olen alati olnud väiksest peale selline võitleja ja mulle meeldib nagu come on öelda ja või mis iganes asju ma olen öelnud, aga mul on alati, see on kuidagi, tennises see on suht tavaline, aga võib-olla jah, mul isegi osad sõbrad teevad nalja mulle, et mul on kuidagi ranne niimoodi, kui ma seda come on teen ja siis näeb niimoodi naljakas välja. Kui me jõudsime Tokyosse, siis mõtlesin selle peale, et ma olin päris tänulik, et meil on sisespordiala. Sest ma ei kujutanud ette, et ma peaks seal välitingimustes mingit ala tegema nagu. Mega respekt. Ma nägin neid pilte ka, kus tal oli rätik oli peas ja sellise külm rätik oli ja sõudjad ju samamoodi seal pilditud ja siis ma mõtlesingi, et okei, et meil selles mõttes ikkagi nagu vedas seal täiega, aga eks neid asju, mida imetleda on nagu palju. Kui ma võrdlen vehklemiseks, mul on hea lihtne, keegi mu nägu ei näe, mul on mask peas. Et ma olen selles suhtes oma nagu mingi siuke safe spot on seal sees, on ju. Aga tal on kogu aeg kaamerad. Selles mõttes tal on veel kuskil kuklas ikka see teadmine, et ei ole ainult Eesti rahvas, kes vaatab nagu meeletus koguses inimesi. Mul on väga raske selle kohta midagi öelda, sest et Serena on ju. Anett on väga tugev tennisist, me kõik teame seda, aga see, mis seal nagu väljaku ääres toimus, siis seda oli tegelikult nagu kõrvalt selles mõttes nagu raske vaadata. Panna ennast sportlasena Anetti kingadesse, siis mille kõigega tegelikult nagu tuleb tegeleda, sest et see on puhas nagu vaimne pool ja see nagu ma ei kujuta ette. See kogemus oli kindlasti selline meeliülendav ja see kõik jõudis nagu kohale palju hiljem. Kui see hooaeg sai läbi, siis läks veel nagu tükk aega mööda, kuni üldse midagi nagu hakkas kohale jõudma nende saavutuste ja kogu selle pingutuse mõttes ja eks pärast sellist, ma mängisin neid turniire järjest, ma ei tea kui palju. Sellel on suur vahe ka, kui sa mängid turniiri ja jõuad sinna lõppu või siis kaovad esimene ring ja siis sul on aega puhata ja treenida ja uuesti valmistuda. Ja vaimselt samamoodi, et pärast seda ma olin mingi 6 aega järjest haige lihtsalt kodus, et ei saanud kuskil käia ja midagi teha, sest ma lihtsalt mu keha ja immuunsüsteem ja kõik oli täiesti läbi. Ma arvan, et see on äge, et sellisest väiksest riigist on ka võimalik nagu nii populaarsel ja suurel spordialal ka läbi lüüa ja ma loodan, et ma olen natukene Eesti kohta sellist teadlikkust võib-olla tõstnud mingites inimestes.
mul ei ole selliseid mõtteid, et oleks võinud midagi teistmoodi teha. Ükskõik, mida ma teen, siis ma alati panen endast kõik nii-öelda sisse. Ma olen lihtsalt selline tõesti nagu patriootlik inimene, mulle tõesti väga, ma armastan meie riiki, ma ei tea, kas see on veel nagu eriti suurelt minu sees, sellepärast, et ma olen nii palju pidanud eemal olema. Alati, kui ma koju tulen, need inimesed, minu inimesed ja mu kodu ja see loodus siin ja kõik, eriti suvel, siis mul on alati selline soe tunne. Teiste pikkade reisidega ja võistlustega on alati see, et kui see nii-öelda päev saab läbi, siis järgmine päev tuleb, see on juba siuke ärevus, et nagu lähme koju. Tahaks koju minna. Et see on küll alati, et kui see kõik nii-öelda see möll saab läbi selle, mis kõik kaasneb mingisuguse võidu või mingisuguse saavutusega ja siis tekib see rahulik hetk, siis on esimene või nagu see suur, see isegi võib-olla mul tekib vahel nagu ärevus, et ma tahaks nagu täiega koju minna. Ja siis kui jõuad Tallinna lennujaamast, nii hea. Niisugune rahu tuleb. Jõuad lennujaamast, jess, ma olen kodus. Nii mõnus.